Nii, ja siis kui enne me saime rääkida siin, eelmises lõigus me rääkisime Krusensternidest, kes siia maetud on, siis siin need Krusensternid on. Sama suguvõsa Krusenstern, kellest on kõige kuulsam, on Adam Johann von Krusenstern. Ja nagu näha on siin ka viitseadmiral Friedrich Johannes Magnus von Krusenstern, ka meresõitja. Mis teeb asja huvitavaks see, et Krusensternid ise ei olegi pärit kuskilt mereäärsest mõisast, vaid on pärit hoopis Hagudilt. Eks Adam Johann von Krusensterni sünnikoht on Hagudil ja oli Hagudi parun, aga tema on maetud Tallinna Toomkirikusse koos oma abikaasa Elisabeth Stackelbergiga. Stackelbergid, nagu me ütlesime, kes on ka siin nendest Vääna parunitest. Ja ülejäänud Krusensternid on, suurem osa Krusensterne on siis maetud Rapla kalmistule, sinna ka Adam Johann von Krusensterni isa. Adam Johann von Krusensterni venepärane nimi on Ivan Fjodorovitš Krusenstern Vene meresõiduraamatutes, sellepärast, et isa eesnimi oli Theodor ja siis venepäraselt Fjodor. Ja nii nende Krusensternidega on. Krusensternid on olnud seotud ka von Rammidega mingil määral, mingit pidi, ja tõenäoliselt abielu sidemetega. Aga praegu siis vaatame veel ühe selle vaate siit. Siin on taas kord maetud inimesi, tähtsamaid tegelasi. Hauaplaadid hakkavad muutuma lugematuks. Siin on von Glügenid maetud von Glügenite rahula. Glügenid on ka abielu sidemetes Krusensternidega. Ja nii siin Keila kirikaias siis need tähtsamad parunid ja mõisnikud on. On siia maetud ka muidugi ka teisi inimesi pärast hiljem esimese Eesti Vabariigi vabadusperioodi ajal, kuid neid saksa riste, selliseid kiviriste kohtab siin ka nende vahel. Ja muidugi ka kabelid, matusekabelid veel. Kõigi omad ei ole teada, kelle omad on, aga siin nad on ja kenasti korda tehtud.